Aitäh, tere! Ma avan oma arvuti, sest et kuna ma tahan teile programmi täpselt ka näidata, siis on vaja mulle sisse logida. Mina olen Viivika Lumberg, töötan Välisministeeriumi personaliosakonnas ja olen sealne arendusnõunik, nagu juba mainitud on. Nii. Kõigepealt näitan teile natukene slaide ja siis näitan ka seda keskkonna iseennast. Esiteks siis, kuidas me jõudsime tegelikult heani ehk siis sihukese huvitava programmini. Me jõudsime sinna niimoodi, et mina liitusin Välisministeeriumiga aastal 2020, kui meil oli just parasjagu loomisel uus pädevusmudel ja juba 2 aastat polnud läbi viidud mitte ühtegi hindamist inimeste seas, mõne puhul isegi rohkem kui 2 aastat. Ja meid juhtis tol hetkel Maria Kütt personalidirektorina ja tema poolt tuli niisugune huvitav küsimus, et aga miks me tegelikult teeme seda hindamist? Mis selle point on? Ja tema tõi siis välja selle, et me ei tee hindamist selle jaoks, et lihtsalt hinnata inimest, vaid me tahame, et sellele hindamisele ka järgneks mingi reaalne tegevus. Ja selleks tegevuseks on siis koolitustegevus, ehk siis inimene peaks ennast ära hindama ja siis hakkama ennast ka arendama selle põhjal edasi vastavalt, mis see tulemus on. See mõte tundus niisugune tore, huvitav ja me leidsime, et me vist ei tea ühtegi saadaval olevat tarkvara või võimalust, mis kohe me kogu selle kupputuse ära lahendaks. Ja ega me täpselt tol hetkel ei teadnud ka, mida me täpselt tegelikult teha tahame. Ja sellepärast me tegime detsembris läbi disainisprindi, kus me siis jupikaupa mõtlesime läbi, et mis see protsess on, kuidas siis seda hindamist ja enesearendust teha võiks. Saime selle enam-vähem paika, tegime riigihanke, hakkasime koostööd tegema Datanoriga ning nüüd siis juba rohkem kui 1,5 aastat hiljem, selle aasta novembris me saime selle hea teha kättesaadavaks kõikidele oma maja töötajatele ja ka välisesindustele, ehk siis lõpuks siis me saame hakata koguma tagasisidet ka selle kohta, et mis selle kohta tegelikult öeldakse. Miks me tegime siis hea ja miks me leidsime, et ükski siiamaani olemasolev tarkvara ei ole päris see, mida me otsime? Meie jaoks oli olulisem see, et inimene võtab vastutuse oma arengu eest iseenda kätte. Mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene teeb oma hindamise läbi ja kui me võtame tavalist hindamist, siis väga tihti ka mõni inimene mõtleb sedasi, et see on nagu koolitest, et ma nüüd lähen hindama ennast, ma tahan saada seda maksimaalselt parimat tulemust, ehk ma petan seda testi. Ja see tegelikult ei vii selle hetkeni, kus me tegelikult inimesena ennast arendama hakkame, sest et me ei tea, mis tegelikult meie miinused on. Sellepärast me tahtsimegi teha platvormi, kus inimese enda andmed on tema enda kätes, tema ise teab, kellele ta neid jagab ja kas ta neid jagab kellelegi. Ja vastavalt sellele saab ta ka ise ennast täiesti ausalt hinnata ja ausalt arendada. Ehk siis meil oli ülioluline tagada maksimaalne anonüümsus. See tähendab siis selle süsteemi mõttes meil seda, et inimesel on võimalus oma andmeid jagada, aga ta ei pea seda tegema. Hindamine kui selline on iseenesest nagu alati väga-väga hea alus juhile ja üldse kes juhiga koostööks, ehk siis kui on arenguvestluste periood, siis kindlasti me soovitame alati kõikidele töötajatele teha enne läbi vähemalt enesehindamine, selleks, et oleks mingi alus, mille pealt juhiga minna vestlema, et ma tunnen, et ma ei tea, minu näiteks suhtlemisoskus ei ole päris nii hea, kui ma tahaksin, et siis on juhiga võimalik sellest rääkima hakata ja pidama hakata adekvaatset vestlust ja mitte selle skoori enda pealt, vaid inimese enda soovi pealt seda arendama hakata. Ja teine suur muutus, mida me tegelikult soovisime veel selle süsteemiga teha, oli siis see, et meie diplomaadid on ääretult töised inimesed. Neil on väga raske leida omale vaba aega. Kõige raskem on öelda neile, palun võtame 2-3 päeva ja mine koolitusele. Nad ütlevad sulle väga tihti, et vabandan väga, aga mul ei ole selleks lihtsalt aega, mis on täiesti arusaadav. Ja teise asi, klassiruumi koolitused on küll väga head võimalused koolituda, aga tegelikult inimesed koolituvad erinevalt. Kes tahab lugeda, kes tahab midagi vaadata, kes tahab midagi kuulata ja kui me pakume ühesugust koolitust, siis me tegelikult ei paku kõikidele kõiki vajadusi. Sellepärast meie üks muutus, mis me tahtsime lahendada, oligi siis see, et me pakume võimalikult palju erinevaid materjale, võimalikult erineva sisuga, võimalikult erineva suunitlusega ja me tahame inimestele öelda seda, et sa ei pea koolituma
2-3 korda aastas mitu päeva korraga, sa võid seda teha jupikaupa. Võta omal õhtul raamatu, loe 5 lehte, see on juba suurepärane võimalus ennast koolitada, sa ei pea seda tegema klassiruumis. Kohe ma hakkan näitama ka teile süsteemi, enne kohe siis veel paar sõna sellest töö põhimõttest. Põhimõtteliselt süsteemis on 3 asja võimalik teha. Esimene asi on enesehindamine, ehk siis ma lähen süsteemi sisse, ma hindan ise ennast ära. Seda võin ma teha kas või iga päev 3 korda, mitte me ei takista seda. Süsteem loeb tulemused kokku ja inimene sekkumist seal tegelikult vahel ei ole, see ei võta mitte kellegi ressurssi, ei personaliosakonna ega juhi ressurssi, tee palju tahad. Teine võimalus on täita tagasiside ring ära, mis tähendab siis seda, et kui sa alustad tagasiside ringi, siis automaatselt küsitakse sinu kohta hinnangut sinu juhilt ja sinu alluvatelt. Neid sa ringist maha võtta ei saa. Lisaks pead sa ise lisama vähemalt 5 kolleegi ringi selleks, et saada adekvaatne hinnang sellele, kuidas siis teised inimesed ümberringi sind näevad. Ja 3. samm on koolituskava täiendamine, ehk siis see tähendab seda, et kui sa esimese sammu ei taha teha, siis tegelikult sa ei pea neid tegema, aga sa võid ka ainult see koolituskava teha, lihtsalt see hindamine aitab sul jõuda selle koolituskava täiendamiseni seeläbi, et pärast hindamise tulemuse nägemist süsteem hakkab sulle automaatselt soovitama koolitusi, mis sobituvad täpselt sinu tasemele, ehk siis ülilihtne endast koolitama hakata. Nii, võtame süsteemi ette. Süsteem läheb välja selline. Kui me esimest korda sisse logime siia süsteemi, siis tegelikult süsteem ütleb kohe uuele töötajale, et palun tee läbi enesehindamine. Ja selleks ma näitan ka teile, mismoodi meil enesehindamist teeme. Enesehindamisküsimustik põhineb meil meie pädevusmudelil, see on meie enda majas sees koostatud. Kõik küsimused oleme ise läbi testinud 100 000 kordi põhimõtteliselt ja võtnud sellega ka eksperthinnangu juurde. Küsimustele vastamisel on võimalus vastata 6 palli süsteemis. Teadlikult oleme valinud 6 palli, sellepärast et kui panna siia 7. pall juurde, siis eriti just tagasiside ringides on see keskmine pall jube populaarne ja me väga proovisime seda vältida. Küsimused on koostatud peamiselt sellised, et nad oleks võimalikult aktiivsuspõhised, ehk siis inimene saab vastata, et me ei küsi tema käest, et kas ta tunnetab, et tal on suhtlemises võib-olla abi vaja, vaid me küsime ta käest, et kas sa viimase 2 nädala jooksul oled vajanud abi suhtlemises. Ehk siis sellised nagu võimalikult aega sinna juurde panna, et inimene saaks ennast hästi kiiresti hinnata, ilma et ta peaks üle mõtlema hakkama vastates siia. Küsimusi kokku on 64, ma hetkel ruttu klõpsin need kõik läbi, et reaalselt tegelikult me soovitame inimestele mitte niimoodi ennast hinnata, sellepärast et otspunktid on vahetuses, et kui sa pidevalt vajutad siia ühele otspunkti poole, siis tegelikult sa ei saa maksimaalset tulemust siit kätte. Ja kui süsteem lõpetab arvutamise, siis süsteemi sees tegelikult üksikvastused kõik kustutatakse ära, mis jällegi tähendab seda, et isegi IT-l ei ole võimalik minna vaatama, kuidas keegi üksikule küsimusele vastas, mis väldib ära meie tuntud Tartu Ülikooli juhtumi, kus asi läks lõpus kohtusse välja. Ja kui tulemused on käes, siis tulemusi kuvatakse kohaselt ja automaatselt. Siin hetkel on mul näha siis enesehindamise tulemus, aga ma näitan teile hoopiski ühte teist hindamist, kus on näha ka juba tagasiside ring, mis on natukene võib-olla huvitavam vaadata. Ja hoiatan kohe ette, et ükski tulemus ei ole reaalne, me oleme samamoodi kõik läbi klõpsinud sealt lihtsalt, et siit tegelikult meie pädevusi kätte ei saa. Välisministeeriumi pädevusmudel kui selline koosneb 5 põhipädevusest, mis on siis näha siin selle ringi peal ehk meie hellitatult öelduna ämbliku peal, ämbliku võrgu peal. Ja ämbliku võrgu peal sa siis näedki, mismoodi see paikneb pädevusmudelil nii iseenda, oma kolleegi, juhtide ja kui on olemas siis ka alluvate silmis. Soovides aga natukene täpsemalt näha, siis, et millest siis mõni pädevus koosneb, siis siin allpool on ka näha alampädevuste kaupa kõik tulemused ja see aitab natukene paremini mõista, kuidas siis mingisugune pädevus parasjagu on enda silmis või siis tagasiside silmis välja paistab. Süsteem automaatselt näitab ka sõnalist soovitust,
millest mingisugune pädevus parasjagu koosneb, mis tähendab seda, et inimene, kes vastab küsimustikule või saab selle enesehinnangu kätte, et tal ei ole mitte ainult siin numbrid ees, vaid ta saab ka sõnaliselt vaadata, et millest see pädevus siis koosneb ja mis on see, mida ta võiks endast paremaks teha, et see asi päriselt talle kasulik oleks. Ja tagasisideringi täitnud inimestele kuvatakse alla ka kommentaarid, ehk siis sel juhul, kui minu käest küsitakse tagasisidet, siis ma saan küsimustiku täitmise ajal jooksvalt kommenteerida inimest või tema tegevusi ja need kuvatakse kõik siia alla. Ja siin on kohe just näha, et need on testtulemused, et maailma lühim mees pidi nõuskamiseks toolile minema, ei ole ilmselgelt väga oluline tagasiside minule. Näitan teile korra nüüd seda, kuidas saab alustada tagasiside küsimist. Kuna minu siin on hetkel üks tagasiside küsimine parasjagu pooleli, siis ma saan selle pealt näidata teile. Ehk siis süsteem automaatselt soovitab mulle kohe minu juhti, et tema käest ma pean tagasiside küsima. Samuti kui mul on alluvad, siis siia listi tuleb ka kohe minu alluvad välja. Teise poole listi tulevad tegelikult soovitatud isikud, ehk siis siia kuvatakse automaatselt süsteemist kohe minu kolleege. Kuna ma olen lihtsalt õnnetuna üksinda ainukene oma büroos, siis minul ei soovitata kolleege, mina pean ükshaaval hakkama otsima neid siit. Ja otsida saab kõiki Välisministeeriumi töötajaid, vahet pole, kas ta asub meil peamajas või esindustest, ja me soovitame tegelikult siis tagasisidet küsida mitte ainult oma kolleegide käest, vaid tegelikult nende inimeste käest just majas, mitte oma osakonnast siis, vaid kolleegide käest, kellega kõige rohkem koostööd teed. Kuna mina teen kõige rohkem koostööd IT-osakonnaga, siis mina pigem küsingi just IT-osakonna kolleegide käest omale tagasisidet. Ja kui ma siia mõne inimese lisan, siis saadetakse süsteemi poolt välja automaatselt kiri kõikidele, kelle käest tagasisidet soovitakse. Nemad saavad teada, et palun tule anna tagasisidet ja süsteem ise siis hoolitseb ka selle eest, et kõik ära ei unustaks seda tagasisidet anda, et pidevalt teeb meeldetuletusi selle koha pealt ka samamoodi. Kui mul on nüüd hindamine läbitud, tagasiside on ka käes, siis järgmine samm siit, nagu me näitasime, ka on minna vaatama, mida ma õppima peaksin hakkama. Ehk siis ma hakkame arengusuunda valima. Nagu ma enne mainisin, siis süsteem soovitab mulle koolitusi vastavalt minu tasemele. Ja ma võin valida ükstapuha millise pädevuse, mida ma tahan arendama hakata. Võin valida kas kolme tugevuse seast, kolme nõrkuse seast, või siis võtan ette kõik oma pädevused, mis siin välja mul hinnati ja hakkan lihtsalt nii-öelda ostukorvi lisama neid. Et siia alla tekib ostukorv ja muudkui aga klõpsin, et tahan valida, arendada seda ja seda. Ja seejärel süsteemis on meil hästi palju koolitusi ja materjali erinevaid sees ja süsteem soovitab mulle, mida ma võiksin hakata õppima. Ja minu ülesanne ainsana ongi siis hakata seda listi läbi käima, lugema natukene lisainfot, et mis siis on täpselt see, mis selle all mõeldakse ja kui tundus, et oli huvitav, siis lisan oma arenguplaani. Võin lisada nii palju materjale, kui ma tahan, näen siin ära ka selle, kas tegu on blogipostitusega või on tegu raamatuga või on tegu taskuhäälinguga, ehk siis ma näen ka selle materjali liigi ära, mida ma siit valida saan. Ja klõpsin nii palju läbi, kui parasjagu meeldib, salvestan ära ja jõuan oma koolituskavasse. Oma koolituskavas me saamegi siis hakata jälgima seda, et mis on nagu need materjalid, mida me tahame läbida. Näiteks ma hakkan mingit raamatut lugema, siis ma märgin selle ära, et ma alustasin selle lugemist. Nüüd paar nädalat loen seda raamatut, jõuan taga õnnelikult lõpuni ja siis seejärel saan märkida siin ära ka läbituks, mis tähendab seda, et kui ma koolituskava uuesti lahti teen, siis ta siin koolituskavas mul enam ei ole, vaid ta liigub läbitud materjalide alla. Ja tänu sellele on mul endal olemas alati enda koolitusajalugu olemas ja ka see nii-öelda to-do list, kuhu ma tahan jõuda, mida ma tahan läbima hakata. Ja kogu seda listi saan ma ikka ilusti süsteemist eksportida. Ta meil hetkel tuleb niisugune Excel-fail siit välja.
aga isegi seda Excel failist ma tegelikult vähemalt näen ära selle siis, et mida ma siin läbinud olen ja kui ma hakkan nüüd näiteks kandideerima meie maja sees mõnele uuele ametipositsioonile, siis mul on võimalik see Excel fail sinna kaasa panna ja näidata komisjonile välja, et ma olen endaga tegelenud, ma olen midagi õppinud juurde ja ma olen midagi teinud selle jaoks, et seda uut positsiooni hakata endas välja arendama. Ma enne mainisin ka seda, et süsteem on hästi anonüümne meil. Ja anonüümne ongi selliselt täpselt, et minu tulemusi näen ainult mina ise. Küll aga süsteemi kaudu ma saan tulemusi jagada, kui ma soovin. Ehk siis meil on niisugune nupukene, kus ma saan soovi korral oma tulemust jagada oma juhiga. Ma võin seda jagada koolitusosakonna eksperdiga, kes aitab mu koolitusi valida, kui ma tahan seda. Ja ma võin, kui ma hullult tahan olla eeskujulik ja hästi eputada või lihtsalt olla väga seltskondlik, siis ma jagan oma tulemusi kogu oma osakonnaga. Ja sellisel kujul ma saan ka näidata välja teistele, mis on see minu tulemus siis. Kui minuga on tulemust jagatud, siis see ilmub siia töölauale. Minuga on hetkel väga vahvasti jaganud oma tulemust Klairika ja ma näen ära, mis on tema enesehindamise tulemus. Ja jällegi mul on see võimalus, aga mul ei ole sellest kohustust. Ehk ma võin seda teha, aga ma ei pea seda tegema. Ma võin ka lihtsalt juhiga rääkida niisama oma tulemustest, ilma seda raportit välja toomata. Ainukesed inimesed, kes meil peavad alati oma tulemust jagama, on juhid. Nimelt, kui nemad tahavad omal kandideerida uuele ametikohale, siis nemad peavad siit alla laadima selle oma tulemuste PDF-i, mis näeb välja selline. Ja seda PDF-i nad siis peavad üles laadima meie sisemisse kandideerimiskeskkonda ja juhi kohale ei saa ilma tagasiside ringiga hindamiseta kandideerida uuele positsioonile. Ehk siis juhtide jaoks see on kohustuslik asi. Iga teise töötaja jaoks ta pigem on niisugune enda mõnus töövahend, millega on võimalik ennast arendada ja niisama olla tubli ja asjalik. Ja nagu ma ütlesin, siis ka koolituskava sa ei pea koostama alati niimoodi, et ma kõigepealt teen hindamise läbi. Meil on kokku siin üle 200 materjali üles pandud, see nimekiri täieneb jooksvalt ja materjali võib ka täiesti niisama lihtsalt siit läbi sirvida ja vaadata, kas on midagi, mis mulle meeldib. Näiteks, kui ma tulengi siia keskkonda ja ma tahan teada, kas on mõni Exceli koolitus olemas, siis ma otsin siit mõnda Exceli koolitust, mida ta hetkel mul ei leia. Aga muidu ma tean, et siin tegelikult midagi olemas oli küll. Ja lisan ta omale arenguplaani. Ehk siis ei ole siin ainult meie pädevuste põhiseid koolitused olemas, vaid on ka igasuguseid erinevaid majale üldiselt vajalikke koolitusi siin olemas. Meil on siin olemas ka oma sisekoolitused, ehk siis me oleme varasemalt üles lindistanud kõik oma sisemised esinemised. Meil on roteerujate programmid, meil on diplomaatide omad sisseelamisprogrammid, meil on juhtidel omad programmid ja neid koolitusi me oleme lindistanud ja kõik need on samamoodi siin heas ja ligipääsetavad, et inimesed saavad neid tulla siia vaatama. Paari sõnaga räägin ka sellest, kuhu me tahame edasi liikuda. Kuna hea on hetkel üpriski, ta ei ole veel nii funktsionaalne, kui me tahaksime, et oleks. Me tahaksime tegelikult sinna ideaalisse juurde luua ka võimaluse, et kõiki need materjale saab kommenteerida, et inimene, kes läbib mingit materjali, et ta saaks sinna oma märkmeid juurde teha, sellepärast, et ilmselgelt 2 aasta pärast me väga tihti ei mäleta, mida me õppisime. Kui me oleme märkmeid juurde teinud, siis natuke tuleb kergemini meelde see, mis me parasjagu õppisime ja lugesime. Seda meil hetkel seal veel ei ole olemas ja seda me tahaksime sinna lisada. Samuti me tahaksime, et olemas oleks juhtidel oma töölaud, kus nad näeksid oma osakonna üldist taset, et mis on näiteks juhtimispädevuse üldine tase kõikide juhtide seas. Hetkel meil on küll numbriliselt võimalik see välja võtta, aga ta süsteemis kuskil ei kuva seda. Et selliseid asju tahaksime kindlasti veel juurde panna sinna. Väga suure tükina me tahaksime siia lisada ka arenguvestlused juurde, sellepärast, et arenguvestlused kindlasti on koht, kus juht ja alluv omavahel saavad koos need koolitusplaani täiendama hakata. Ja hetkel nad peavad seda käsitsi tegema, aga see võiks ka läbi süsteemi käia, ehk siis juht saab soovitada alluvale, et kuule, aga vaata seda koolitust, äkki see pakub sulle ka huvi. Ja sellisel juhul on hästi mugav seda head kõike teha.
Seda meil hetkel veel pole, aga seda me tahame sinna juurde panna. Ideaalis me tahame siia sisse luua üldsegist nii-öelda moodi funktsionaalsuse, ehk siis meil on väga palju oma sisemisi teste, küll on julgeolekuteste ja asju, mida me samamoodi tahaksime siit proovida läbi teha, et kõik oleks nagu ühes kohas koos, muidu me kasutame siin moodit ja kasutame head ja kasutame siseveebi, et see teeb inimese jaoks üppis segaseks selle asja, palju lihtsam, kui kõik oleks ühes koos. Ja me tahame ka õppeprogramme hakata sisse looma, ehk siis siin on nagu õpikava, ehk siis sellist varianti, et näiteks mul on siin tehtud juhtidele mingisugune õppekava, kus ta peab läbi käima mitu erinevat raamatut lugema, võib-olla mitu erinevat videoloengut vaatama ja kui ta selle programmi läbib, siis ta ongi nagu selle ühe juhi programmi läbinud. Et niisugust võimekust tahaks ka juurde ehitada, et siis on võimalik ka programme luua. Nii, ma suutsin kõik väga ruttu ära vuristada. Ma usun, et Gunnar on minuga rahul. Sooviksin kindlasti ka hea meelega tänada kõiki inimesi, kes meil on siin. Klairika siin saalis, kes väga palju kogu seda sama asja ise koos minuga ehitanud on. Maria Kütt, kes selle idee autor on ja kõiki meie muid maja kolleege ning kindlasti ka Datanori ja ADM, kes kogu selle teostuse tegelikult siis ära tegid vastavalt meie ideedele. Ja ootan huviga igasuguseid küsimusi, näitan teile igasuguseid asju veel ette, nii et küsige julgelt. Teeme aplausi. Olge head, andke märku küsimustest, kellel midagi sarnast juba on, kes alles ehitab või kes tahab hakata ehitama. Jaa, olge head. Tere, aitäh, väga lahe kogemuslugu. Mina olen Ericssonist, meil on The Grid, mis on rahvusvaheline selline õpiplatvorm ja see on ka väga lahe. Ja meie puutume kokku sellega, et kes siis seda tulevikku loob, ehk kes loob seda sisu, mis sinna õpiplatvormi panna, kuidas teil see on, kes loob seda tuleviku sisu? Ja meil hetkel on niimoodi, et meie personaliosakonnast koolitusosakond on siis see, mis valib kursused välja, mida sinna pannakse. Meil on olemas ka hetkel liidestus Courseraga, kus on juba 10 000 erinevat kursust olemas, mida me sinna saame kas siis sisse tõmmata läbi skriptide või ka sisse panna. Ja me tegelikult ideaalis tahaksime, et see sisendid hakkaksid andma ka meie enda töötajad. Ehk siis meie väga tihti, kui tuleb juuraosakonnast meile jurist, kes ütleb, et tema tahab koolitusele minna, siis me võib-olla ei suuda talle parimat asja ise välja pakkuda, aga ta isegi teab, kuhu ta tahab minna ja me saame selle koolituse teha ka avalikuks kõikidele teistele. Ehk siis see tahaks olla ikkagi kommuunitöö oleks ideaalis, aga eks ta kindlasti suurem osa jääb personaliosakonna peale kindlasti. Kui mina oleksin Välisministeeriumi kantsler, siis mul oleks üks probleem. Sellepärast, et meeletu anonüümsus, enesehindamine ja tagasiside ring. Aga aita mind, Viivika, kui on nüüd väga kõrged hinnangud ja ma tahaksin seda inimest tuua organisatsioonile eeskujuks, või on väga madalad hinnangud ja me peaksime organisatsioonina sellega tegelema, siis kuidas see siit välja jookseb? No ütleme, et hetkel veel ei jookse välja, et nagu ma ütlesin, tulemused on anonüümsed ja me päriselt me tõesena me ei käi tulemusi vaatamas. Ainuke moodus, kuidas see välja jookseb, on see, kui juht teeb nüüd oma enesehindamise ära, läheb kandideerib järgmisele juhi positsioonile ja sealt läbi see tuleb välja. Siis see tuleb välja, aga muud moodi ei tule välja. Jällegi, et meie eesmärk ei ole kedagi pidestaadile tuua läbi hindamise või kedagi maha suruda läbi hindamise, vaid meil on pigem mõte siis juba pidestaadile tuua inimest läbi arengu. Ehk läbi selle, et ta on midagi väga palju koolitusi läbinud, väga asjakohaseid koolitusi läbinud või et ta on väga palju arenenud läbi koolituste. Et kui selline lugu tuleb välja, siis sellest me võime siseveebist loogusid teha, kõike asju teha, aga me konkreetselt hindamise koha pealt ei taha inimesi välja tuua. Kui toimub aasta vestlus, kas sinna võetakse siis see kaasa? Mis ma olen saanud tagasisideks, et ma oma juhiga seda ikkagi ju jagan? Võib, aga ei pea. Okay. Nagu ma ütlesingi, et aasta vestlusele minnes inimene, näiteks kui ta tunneb, et minul mingi pädevus on nõrk, siis ma lähen juhiga sellest rääkima, aga ma ei pea talle ütlema seda tulemust välja. Kui ma tahan, ma võin selle välja tuua, selle numbrilise tulemuse ka, et näiteks mul oli juhtimise kategoorias, ressursside juhtimine oli 65 punkti mul, ma võin seda juhile öelda välja, aga ma võin ka öelda seda, et tead, kallis juht, ma tunnen, et mu see ressursside juhtimine pole päris nii hea, kui ma tahan, et see oleks mul, et aita mul äkki mõelda välja, kuidas seda paremaks teha.
Ehk siis see pigem on niisugune minu enda tunnetus, et kas ma tahan mingit olukorda ennast lahendada või mitte, juht ei pea seda minu sees kontrollima, juht saab seda suunata kindlasti ka läbi tagasiside andmise. Aga selleks ei ole otseselt kohustust. Veel küsimusi? Jah. Ma saan aru, et see süsteem on pigem, mul on endal väga tugev hääl, et see süsteem on pigem võimalus ja kas kõik töötajad kasutavad seda võimalust? Hetkel veel ei oska öelda, me launch'isime selle süsteemi 2 nädalat tagasi. Et ma veel ei oska öelda, ma hea meelega vastaks sellele küsimusele aasta pärast. Aitäh. Veel jaa, täiesti olemas küsimus. Aitäh. Aga veel jätkuküsimuseks eelmisele, et kuidas te saate jälgida või teada seda, et kui palju seda üldse kasutatakse või kasutama hakatakse? Me näeme süsteemis seda, kui palju inimesi sisse loginud on üldse. Me ei näe seda, kui palju on individuaalselt sisse loginud, me ei tea seda, kui palju inimesi individuaalselt on tagasisidet küsinud, seda me ei näe. Ja see pole ka meie eesmärk. Meie eesmärk ei ole inimesi sundida seda kasutama. Ainukesed grupid, kes peavad seda kasutama, on juhid. Nende jaoks see süsteem on kohustuslik. Ja läbi selle me tegelikult ka loodame, et kui juht seda juba niikuinii peab kasutama, siis ta loob ka sellega eeskuju ka töötajatele. Ja ma ise tegelikult pigem arvan, et tavatöötaja pigem isegi tahab seda kasutada, sellepärast et niisugune töötajast juhiks saamise kultuur on meil ikkagi päris tugev sees ja kui me tahame, et inimesed tahaks juhtideks kasvada, siis ta peab seda niikuinii kasutama hakkama. Meil on üheks küsimuseks veel aega. Küsin seal... tuli. Aitäh, sa päästsid mu. Kas on plaan hakata seda platvormiga jagama teiste ministeeriumitega, et see oleks nagu suurem ja laiapõhjalisem? See on ülihea küsimus, ülitäpne küsimus. Tegelikult, kuna me oleme ministeerium, siis ega me ei taha ühtegi asja maal taskusse pista ja öelda, et ei see nüüd meie oma. Tegelikult see kood läheb üles riigipilve, mis tähendab, et kõikidele riigiasutustele on võimalik see hea kood oma alla laadida ja seda kasutama hakata. Küll see tähendab seda, et küsimustiku seal sees ei ole veel, selle te peate ise endale looma, võimalus, et te peate ka natukene seda välimust ilmselt muutma, sest seal on Välisministeeriumi logo küljes, aga kood kui selline on olemas ja kui teil natukene on ressurssi, et seda endale mugavaks ja kasutusele võetavaks teha, siis see kood on riigipilves üleval ja me ootame kõikide küllakutset, me näitame kõikidele hea meelega ette, kuidas see asi töötab ja siis me hea meelega näeme, et see läheb ka kasutusse mitte ainult Välisministeeriumis, vaid kõikides teistes asutustes üle Eesti. Super. Teeme suure aplausi. Aitäh.